Kas sina tead, mis asi on freestyle trampoliin? Kui ei, siis saame järgmise 5 minuti jooksul teada. Meiega jagab enda kogemust 3 sportlast. Tutvusta ennast lühidalt, kes sa oled, mis spordialaga tegeled ja kui kaua oled tegelenud sellega? Ma tegelen freestyle trampoliiniga ja ma olen sellega tegelenud umbes 4 aastat. Ma tegelen freestyle batuudiga. Olen sellega tegelenud umbes 5-6 aastat ja see on saanud minu igapäevaelu suureks osaks. Ma tegelen akrobaatikaga ja freestyle trampoliini. Kuidas sa jõudsid selle spordialani? Ma jõudsin niimoodi, et mu sõber Glenn hakkas seda tegema juba enne mind ja kui meie mõlemad parkuuritrennis käisime, siis ta kutsus mind seda ka tegema. Nägin, et üks sõber tegi batuudil lahedaid asju ning tahtsin ka proovida. Ja siis hakkasingi sellega vaikselt tegelema ja lõpuks märkasin, et olen sellest päris heaks saanud. Ma nägin kunagi ammu keertepi videosid YouTube'is ja siis ma tahtsin nendega selles samas saalis hüpata. Mis sulle meeldib selle spordiala juures? Mulle meeldib see, et siin pole reegleid ja sa saad teha kõike, mis sa ise tahad. Ja see on väga adrenaliini rohke. Mulle meeldib see, kuidas annab palju adrenaliini. See, et sa saad olla väga vaba ja sa ei pea reeglite järgi midagi tegema. Mis sind kõige rohkem motiveerib edasi harjutama? Tõenäoliselt kõige rohkem motiveerib edasi harjutama see, et ma saan ise paremaks ja Eestis olla top-tasemel. Sõbrad tegelikult, sest nad ei saa minust paremaks järgi on meil. Mind motiveerib see tunne, kui sa teed lõpuks ära mingi trikki, mida oled kaua aega harjutanud ja ebaõnnestunud ning sõbrad, kellega seda teed. Kas sa oled kunagi kartnud teha mõnda trikki ja mis see trikk oli? Olen kartnud teha enda esimest double backi ja ma sain sellest üle niimoodi, et treener tegelikult tuli spottima mind. Ja minu esimene 4-kordne kabuum Soomes, see oli, me olime seal 2 päeva ja ma ei suutnud seda trikki päeva teha 2 päeva, sest ma nii haigelt kartsin seda, aga siis ma lõpuks tegin selle. Ma olen kartnud teha väga paljusid trikke, näiteks 5-kordne kabuum, mida ma alguses väga kartsin ja ma polnud selleks valmis. Tänu sellele, et ma selleks valmis polnud, murdsin jalaluu ära, kui esimest korda proovisin. Kas sul on unistusi või eesmärke freestyle trampoliiniga? Nii heaks saada kui võimalik. Aga lootust kõige paremaks saada ei ole, sest ma olen juba siin Glenn Eestis. Teen enda pärast seda. See on nagu vist lõpus minu jaoks olla tugev spordiliselt. Hetkel on mu unistused lihtsalt paremaks saada, kuid enne olid mul unistused saada Euroopa meistrivõistlustele, kus ma olen nüüd käinud 2 korda. Esimene kord katkise jalaga ja teine kord koos sõbraga. Samuti unistasin maailma meistrivõistlustele pääsemiseks, kus olen ka käinud 2 korda nüüd ja teine kord oli see aasta. Kas sul on eeskujusid või sportlasi, kes sind inspireerivad? Eestis kindlasti Glenn, sest ta teeb päris häid trikke. Välismaal võib-olla Emil Holstein. Alguses kindlasti oli Glenn, kes sai mind sinna sporti tegema, aga nüüd üle 4 aasta on äkki olnud nagu siuksed suuremad Sainio Aleksi ja Cam Shorey. Jah, näiteks Ernest Brenchley, Tanner Robart, Aleksi Sainio ja teised. Kellele sa soovitaksid seda spordiala? Siuksele tüübile, kes otsib põnevust iga päeva ja kes ei karda proovida uusi asju. Kõikide, kellele meeldib adrenaliin ja siuke piiri peal olek. Soovitaksin seda spordiala kõikidele, kes otsivad adrenaliini ja midagi uut.